Täna on 9. juuni 2026. Fikseerin siis auto välimuse. Ei tehtud korda. Lamp vahetatud, tagalamp mõlkid väljas, puhastasin ära. Auto läheb edasi MOT-sse, näitan ka selle puhastuse, mis ma tegin. See on siit see materjal sees kogutud. Ei olnud tegu mingi auto värviga, see läheb säilitamisele. Vaatame auto üle veel. Üldpilt on selline. Mustused kõik saab välja. Need ees, mis oli, sai ära võetud siit kapoti pealt. Jalgratta libisemis mustad jäljed. Auto näeb selliseid, mõlke välja ei võtnud. Kõretöid ei teinud. Siit sai natukene seda mõlki kohendatud. Ümberrindi ja on palju väiksem, mis ta ennem oli. Siit sai ka ära võetud. Kõik mustad jäljed said ära võetud külje pealt, aga mõlke ja nagu ma ütlesin, ei me ei kohendanud. Nii, see on väljaspool, aga seest vaatasin ka üle. Auto oli sellises olukorras enne natukese vabanedatud. See ikkagi ei tööta. Juhipoolse vasakpoolse aken ei lähe üles ega alla. See nupp siin ei tööta. See on nüüd veekahjustused, niiskuse kahjustused olnud. Midagi taga juhtus. Teised kõik töötavad, kõik on korras. Välja arvatud see üks nupp. Kõik funktsioneerivad, sai testitud juba erinevaid variante. Peeglid kõik töötavad, aga ilmselt on see mikroskeemis siin sees mingi viga. Sellepärast teiselt poolt töötab aken ise tehniliselt on korras. Aken on tehniliselt korras. Mootor. Siin näitan ka, mis siin on meil. Auto. Home. Üldiselt kõik on töökorras ja võib minna parkimisseisus on praegu. Ja võib minna ülevaatusele. Sellega ülevaate lõpetan. Jah, siit jäi veel tegemata, selle koristame ka ära. Siit on näha, see on ka seismise niiskusega tekkinud mingi elektrolüüdi ja mingi kummaline nähtus on siin elektriga, kuna autot on väga halvasti hoitud. Sellega ma lõpetan. Tänaseks kõik.